Hei, minu nimi on Maris Tammet, olen illusioonide paljastaja. Tere tulemast siia ja nii vahva, et sa oled jõudnud siia. Soovitan hingata. Et kui sa varem ei ole kuulanud mind, siis üldjuhul on mõistlik iga minu videoaeg hingata sügavalt nina kaudu sisse, nii et kõht paisub ja suu kaudu välja, kõht läheb sisse. Sest see aitab sul juba lahustada asju ja tuua päevavalgele kõike seda, mis on vajalik, mis on sinu jaoks oluline ja mis sind tegelikult siia kuulama tõi. Nii et kasuta seda videot täielikult ära, ehk siis hinga kaasa, ole kohal ja tunneta ja kuula. Ma jagan siis tänast olukorda. Täna mul isa ütles, et ole hea, pane pesu kuivama. Et ta pani oma tööriided pessu, et pane need pärast kuivama. Et ta läks kodust ära, et siis ma võin teha. No selge, ei olnud seal midagi, siis ma küsisin, et kas on veel mingeid asju, mis oleks vaja veel ära pesta, et palju sinna veel musta pesu on jäänud, et siis ma pesan need ka ära. Nii, ja siis ta ütles, et käterätid on veel, aga vaata, et sa ei pane neid kõiki korraga, et muidu läheb pesumasin katki. No selge, okei, sobis. Tuli siis aeg, isa läks ära, tuli siis aeg ta tööriided kuivama panna, panin kuivama. Panin käterätid pessu, ei pannud kõiki käterätte pessu, panin ainult osa. Ise täielikus hirmus, et vaata, et sa ei pane kõiki käterätte pessu, et muidu on jama. Nii, panin siis pesumasina käima, läksin siis, et tund aega hiljem, et pesumasin hakkas lõpetama, et ma panen pesu kuivama. Lähen pesumasina juurde. Pesumasin ikka töötab, kuigi oleks pidanud juba lõpetanud olema. Näitab seal 1 minutit, juba viimased 15 minutit ja terve pesumasin on vahtu täis. Nii, juba vaikseb paanika. Oh my god, mis saab? Mis nüüd saab? Täiesti pekis. Et see ei ole okei. Nüüd ma saan jälle isa käest. Jälle ma keerasin jama kokku. Nii, okei. Helistasin siis emale. Et kuule, et kas ma saan kuidagi pesumasin ukse lahti, et jumala eest, ma saaksin selle asja ära klaarida, ära lahendada enne, kui isa tagasi koju jõuab. Ema siis ütles, et tõmba masinal juhe välja, et siis oota, et ta tuleb ise, et siis tegeleb sellega. Ma ikka, mina ei saa, et ma saan pahandada, et ma ei taha. Et ma ei tea, kuna ta jõuab ja äkki paps jõuab enne. Selge. Tõmban siis juhtme välja, tükk aega ootan, panen juhtme tagasi. Sain pesumasina ukse lahti. Võtan siis sealt neid käterätte välja ja terve vahuga. Nii, kogu see pesumasina esine ja kaasa arvatud siis saun, meil on sauna juures pesumasin. Kaasa arvatud see saun oli vahtu ja vett täis. Ma üritasin neid käterätte vähendada, et ei oleks nii vahune. Masin oli ikka veel vahune, üritasin masinast vahtu kätte saada. Ja siis lõpuks panin masina tühjana käima. Siis 15 minutise pesuga, et ta selle ülejäänud vahu, mis sinna veel jäi, et selle ära peseks. Nii, lootes samal ajal, et isa ei jõuaks. Et ma saan isa käest pahandada. Et tuleb ja ütleb, ma ju ütlesin sulle, et ära pane nii palju käterätte sinna pessu. Ma ei tea, kas teil juba jõuab kohale, mis siit tulemas on. Nii, ühesõnaga, ma sain selle asja lahendatud, käis see masin ära ja peale seda panin siis pooled käterätid pessu ja pooled jätsin siis järgmiseks pesuks.
lasin siis ära pesta, kõik oli ilus korras, kõik oli okei. Aga mis toimus enne? Enne kui ma neid käteratte pesema uuesti hakkasin, siis ma taipasin seda, et ma olin nagu väike laps, kes kardab pahandada saada. Mul oli meeletu hirm isa ees, et isa tuleb ja pahandab minuga. Et ma jälle sain mingi jamaga hakkama. Eriti peale seda, kui ta ütles mulle seda. Ja see hirm, mis minust tekkis, et ma ei tohi panna masinasse rohkem käterätte, või nagu, et kõiki käterätte, et muidu läheb masin katki, siis kuna mu see hirm oli nii suur, et kui ma seda teen, siis ma saan pahandada, siis läbi selle hirmu see pisike mina, kes kartis saada pahandada oma siis vanematelt, eriti siis isa käest, et saada nagu järjekordselt nii-öelda pikku päid, selles suhtes mitte füüsiliselt, et jälle sa nagu korraldasid midagi või jälle on mingi jama. Ja ma olin nagu see pisikene mina, selline 5-aastane mina, kes hullud kartis, et nüüd tuleb meeletu jama sellest, et pesumasin nagu läks siis katki nii-öeldes. Tegelikult ta ju katki ei läinud, aga mu hirm oli see, et nüüd on pesumasin katki ja mina tegin seda. Ja see oli nii lahe kogemus, et mul kuskil väike mina, nagu ma ütlesin, mingi 5-aastane, võib-olla isegi noorem, et ta vist oli äkki 3-aastane või siuke 3,5 äkki. Sellesse ikka jäi see väike laps, kes minus nagu üles tuli, et ma sain mingi jamaga hakkama, ma saan kohe pahandada. Mul tuli see hirm ja läbi selle hirmu ma lõin kogu selle olukorra. Pesumasin ei läinud katki. Lihtsalt pesumasinas oli natuke liiga palju vahendit, mis siis tekitas lisavahtu ja kuna pesumasin on vana, siis ta ei jaksanud seda vahtu nagu ära tõmmata ja siis lihtsalt pesumasin oli vahtu täis ja kaasa arvatud siis need käterätid. Mitte midagi ei teinud ma valesti. Mitte midagi ei läinud katki ja ma ei saanud pahandada. Aga minu see 3,5-aastane mina, kes kunagi sai mingi asja eest pahandada, kartis nii väga, et ma saan nüüd ka pahandada. Eriti kuna mu isa ütles, vaata, et sa ei pane liiga palju käterätte sinna pesumasinasse, et pesumasin läheb katki. Ja vot niimoodi ma lõin sellest hirmust, lõingi oma elus täiskasvanuna sellise olukorra. Mitte, et minuga oleks midagi juhtunud, aga lihtsalt selleks, et kuna mul oli see hirm, see 3,5-aastase lapse hirm minu sees toimimas, kartes pahandada saada, tõusis see üles selle olukorraga. See tuli nähtavale, sest ma oskasin seda näha. Aga väga tihti me ei oska näha, kuidas meie väiksed minad kunagi ammusest kogemusest on saanud näiteks kurbuse või hirmu osaliseks ja me kanname seda tänase päevani kaasa. Nii nagu mul täna see olukord toimus, neid olukordi on varasematki olnud. Lihtsalt varasemalt ma ei osanud neid näha niimoodi, et tegelikult see on hirm, mida ma olen kandnud endaga kaasas peaaegu siis, mis ta tuleb siis 16 aastat või? 16 aastat kaasas olen kandnud seda hirmu, loonud neid olukordi oma elus, sest see oli siuke väike olukord, kus mul lihtsalt pesumasin oli natuke vahune, mis seal ikka.
aga ma olen oma elus loonud palju enamaid olukordi. Ma olen loonud vigastusi endale, kus ma olen kukkunud ja ma olen teadnud, ma saan pahandada selle eest, et ma olen kukkunud, sest mul on sinikad ja ma olen nagu nii saamatu väljaspool kodu. Ma tean seda ja ma olen seda loonud läbi nende hirmude, et ma saan pahandada. Et see on lihtsalt nii lahe, kuidas me suudame luua igapäevaselt, igal sekundil neid olukordi, sest see pesumasin, mis oli vahtu täis, peale seda, kui ma selle ära taipasin, selle loomise, et kuidas ma hirmu pealt olen loonud endale selle olukorra, taipasin seda, nägin seda, teadvustasin seda ja kogesin selle hirmu lõpuni ja lasin selle vabaks. Peale seda mu pesumasin ei olnud enam vahune. Need käterätid said ilusti pestud ja kõik oli hästi. Ma ei saanud pahandada, ma ei saanud mitte midagi. Sealt ei tulnud mitte midagi. Kõik oli ilus, tore ja nagu poleks midagi juhtunudki. Et selliseid olukordi on väga palju meie elus. Lihtsalt ongi see on see illusioon, mida ma ka paljastan siis. Et kuidas me loome neid olukordi. Ma näitan läbi siis, kuna ma näen neid, oskan neid näha, kust päriselt saab alguse mingid olukorrad, mingid situatsioonid, nii nagu praegugi, see lihtsalt ma ei tohi pesumasinasse rohkem panna neid käterätte, sellepärast, et muidu läheb pesumasin katki ja ma saan pragada. Selline asi nagu, et kus see on alguse saanud? Miks kogu see vahuga olukord tekkis? Miks mul üldse oli vaja seda nagu olukorda lahendada? Miks ma kartsin nii väga, et ma pean selle korda saama enne, kui isa koju jõuab? Vastused tulidki sellest, et minu 3-aastane mina kunagi sai mingi hirmu, et ma saan pahandada ja ma olen sellest ajast saadik kartnud kogu aeg, et ära tee midagi valesti, sest muidu sa saad pahandada. Ja mul käis üks mõte veel läbi sellel hetkel, et ma ei oleks pidanud üldse neid käterätte pesema, sest siis ei oleks saanud isegi seda olukorda juhtuda, ehk siis ei oleks kindlasti saanud pragada. Ja see on täpselt samamoodi see reaktsioon, see hirm. Ma parem ei tee üldse. See on ohutum, see on turvalisem. Aga kas see on õige? Ja see on ka koht, kus mina olen oma elus hoidnud ennast tagasi nii palju kordi, et ma kas jätan pigem tegemata, et mitte saada pahandada või kriitika osaliseks, kui see, et ma proovin. Ja kui lähebki untsu, siis ma proovin uuesti, mitte kartes seda, et ma saan pahandada. Ja kui lähebki halvasti, mis see siis ikka? Alati saad õppida sellest. Aga ma ei pea kartma seda, et ma saan pahandada või riielda või kriitika osaliseks. Et sellest loost, mida ma teile täna jagasin, selle pesumasinaga, tuli välja 2 kohta, mida ma olen kartnud. Üks koht ongi see, et ma kardan pahandada saada. Et midagi juhtus ja ma kardan pahandada saada. Mul on vaja see kähku korda ajada. Ja teine, ma varem ei tee üldse, sest muidu ma saan pahandada. Need 2 asja tulid lihtsalt tavalisest pesumasinaga seotud olukorrast, kus lihtsalt sai vahendid natuke liiga palju. Ja vot niimoodi me loome oma elu. Nendest vanadest uskumustest, hirmudest, kurbustest. Loome me oma elu ja hoiame ennast tagasi.
nagu ma ütlesin, siis siin loos käis läbi, ma parem ei tee üldse. Kas te teate, kui palju kordi ma olen loobunud oma elus mingite asjade tegemisest lihtsalt selle jaoks, et mitte saada nii-öelda siis pahandada. Kriitika kuulub sinna alla. Et ma olen lihtsalt loobunud enda jaoks tähtsatest ja põnevatest olukordadest, tegudest, sest äkki läheb midagi valesti ja ma saan siis pahandada. Aga kas see vastab tõele? Kas see iga kord vastab tõele? Ei, kus sa saad sellest kindel olla, kui sa ei ole kunagi proovinud. See, kes vastab jah, et ma saan sellest kindel olla, räägibki see pisike laps sinu sees, kes on kogenud seda. Koges seda väiksena, mingi 3-aastasena ja siis koges peale seda läbi selle hirmu luues neid olukordi uuesti ja läbi selle kogedes neid olukordi uuesti tekitades selle tunde, et nii ongi. Aga kas see päriselt on alati nii? Või see on lihtsalt hirm, millest me läbi loome, et nii saab olema ja nii ongi. See, et me teame, et alati juhtub nii, kas läbi selle me mitte ei loogi seda, et see juhtubki nii. Sest täpselt samamoodi, nagu siin pesumasina olukorras oli, ma kartsin, et midagi juhtub ja juhtuski ju. Aga nii, nagu ma nägin ja lahustasin selle hirmu, minu väikse hirmu, väiksel minal, et midagi juhtub, kadus kogu probleem. Ei olnud enam vahtu, ei olnud enam probleemi, pesu sai pestud, pesu sai kuivama. Mitte keegi ei pahandanud, mitte keegi ei riielnud, mitte ühtegi kriitikat ei olnud. Täiesti tavaline, imeline päev läks edasi. Ja vot niimoodi me loome. Lahustades selle hirmu, meie kunagise ammuse hirmu, läbi selle saame me luua maagilist, imelist uut. Ja samamoodi hirm, et ma siis ei proovi parem üldse. Kas selle sain ma lahustada täna? Nii et aitäh, et kuulasite. Aitäh, et olete kohal ja kuulate seda. Ning ma loodan, või ma tean, et kõik, kes on siiani jõudnud, seda kuulanud, sa oled saanud siit väga palju, et õppida looma oma elu teisiti. Mitte läbi hirmu, vaid hoopis armastuse. Sest iga kord, kui me loome asju läbi armastuse, need asjad õnnestuvad, need on maagilised. Iga kord, kui me loome läbi hirmu, loome me neid olukordi, mida me ei soovi. Neid, mida me nii väga kardame. See on täpselt sama efekt, kui sa kardad ämblikke. Sa näed neid iga nurga peal, sest sa lood oma hirmu uuesti. Aga mida sa armastad ja ei karda, lood sa ka seda. Aga hirm on siis võimsam looja, kuna ta teeb seda automaatselt. Meil on võimalus ja valik hakata looma läbi armastuse. Aga selleks, et seda teha, on vaja lahti lasta hirmust
mis on meid tagasi hoidnud. Sest armastus on meie puhas loomulik olemus, olek. Ja kui me loome oma puhtast olekust, ehk sellest armastusest, siis on kõik võimalik. Kui me loome läbi hirmu, siis me loome täpselt neid asju, mida me üldse ei taha tegelikult. Lihtsalt selleks, et näha, et meil on hirm. Me loome neid asju ainult sellepärast, sest need tulevad ka lõppkokkuvõttes läbi armastuse, selleks, et näha, et sa kasutad hirmu energiat oma asjade loomisel. Hirm ei ole paha. Hirm on väga hea asi. Hirm näitab sulle täpselt, mis mälestusi, mis emotsioone, mis kogemusi sa oma elus lood. Lapsepõlve mälestustest. Ja läbi armastuse annab selle hirmu lahustada, muutes selle veel tugevamaks armastuseks ja luua midagi maagilist ilma tagasi hoidmata. Hirm on power, mille lahustamisel sa võtad oma väe tagasi ja saad kasutada seda maagia loomiseks. Olgu see siis uhke maja, oma ettevõte, enda lapsed, aiamaa, puhkusereisid, mis iganes asi see sinu jaoks ka ei oleks. Me oleme võimelised looma maagiat igal sekundil, sest me kogu aeg loome. Me iga sekund, iga hetk, kui me hingame, mõtleme, tunneme, ütleme, me loome, me läbi selle loome oma elu. Lihtsalt, kas sa lood seda teadlikult läbi armastuse või mitte teadlikult ja läbi hirmu. Aga mõlemal juhul me loome oma elu ise. Aitäh! Oli meeldiv ja peatse kohtumiseni. Olge tublid! Tšau!